Tere taas kord on 17. mai, on Tehnovaade 36 ja mina olen Marko. Mina olen Heigo ja nagu ikka räägime meie teile igasuguseid põnevaid asju, mis on toimunud viimase nädala jooksul alates 35. saatest. Jah, ühesõnaga üritame siis võtta kokku igasugused huvitavad teemad ja üritame need nii-öelda tavainimesele arusaadavaks teha. Jah, alustame sellega, millel on siis sel nädalal ülemaailmselt kõige suurem mõju. PlayStation Network on tagasi. Jah, kõik PlayStation 3 ja PSP kasutajad. Nemad on sellega tuttavad, ehk siis on võimalik internetis online mänge mängida ja on võimalik sealt siis ka osta erinevaid mänge ja asju juurde omale. Ja see oli siis, seda rünnati, seda Sony servereid ja ta võeti maha päris pikaks ajaks ja see oli vist 26 päeva, kui ma ei eksi, oli see kogu maasolek. Aga alates selle nädala esmaspäevast on tema tagasi. Ja anti nänni, jah. Ühesõnaga üritatakse kasutajaid natukene lohutada või üritatakse, et ikka tulge ikka kindlasti tagasi meie juurde ja antakse natukene nänni. Ja mis nänni antakse siis? On võimalik valida 2 mängu. Jah, vist oli niimoodi. On valida Little Big Planet, Infamous, Wipeout, HD, Ratchet & Clank, Quest for Booty and Death Nation. Sounds good. Yes. Ja PSP mängijatele on siin ka Little Big Planet, Node Nation, Pursuit for Skill Zone. Ja veel antakse kõikidele 30 päeva tasuta PlayStation Plus aega. Kes juba PlayStation Plus teenust kasutavad, siis need saavad 60 päeva. Ja põhimõtteliselt see on Eesti inimesele kõik. Jah, aga Eesti inimesed ei pea üldse selle pärast muretsema, sest need inimesed, kes kasutavad Androidi, saavad lõpuks osta ka tasulisi rakendusi. Mitte, et neil selleks ennem nagu suur vajadus oli või midagi. Sest nagu me oleme varem maininud, Androidi marketis on kõik asjad olemas tasuta. Enamus asju on küll tõesti tasuta olemas. Kuna nüüd see piirkond laienes, kus saab tasulisi äppe osta, ehk siis nüüd kindlasti näete, et paljud asjad lähevad ka tasuliseks uuesti või siis esimest korda. Ja valik on tegelikult päris hea, et selle võimalusega, et nüüd sa saad oma telefonile või siis tabletile osta ka tasulisi asju, siis tegelikult eriti mängu kategoorias lisandus neid erinevaid variante väga palju. Navigatsioonis ka. Ja navigatsioonis jah, et on nüüd alternatiiv siis Google Mapsile või siis HTC-de puhul HTC navigatsiooni teenusele. Django on järgmine asi, millest me tahtsime rääkida. Django, jaa. Django on nüüd üks tore programmijupike, millest me ennem rääkisime, ka programmijupikene, mis on siis mõeldud, toimib Androidi peal ja toimib ka samamoodi iPhone'ide peal ja vaatasin, et tegelikult saab ka veebilehel seda asja täitsa katsetada. Põhimõte on siis see, et ma ei tea, kui palju meie vaatajatest on kuulnud, aga hästi palju juttu on olnud sellest, et on olemas mobiilsed rakendused, kus sul on võimalus kuulata muusikat tasuta. Grooveshark näiteks. Aga Grooveshark mobiili peale on tasuline. Ja mis see vahe ongi selles, et autorikaitse seaduste kohaselt või siis nende lepingute kohaselt, mis on suudetud teha nende autorid või siis muusikatootjatega, et nendel on siis see, et kui ta käib niimoodi raadiojaamana töötab, siis on see nagu lubatud tasuta. Aga muidu nad nõuavad rohkem raha, kui sa nii-öelda iga lugu eraldi kuulad. Ehk siis selle asja nimi ongi Django Radio. Põhimõtteliselt küll, jah. Mis justkui teeb sinu lemmikartistist või muusikastiilist mingisuguse raadiojaama playlisti, mida ta siis sulle ette mängib. Ja süsteem on selline, et oma kasutajaga sinna sisse logides on sul võimalik neid lugusid, mis tulevad, on võimalik panna nii-öelda thumbs up või thumbs down, ehk siis kas meeldib lugu või mitte ja vastavalt siis mingisugustele toredatele algoritmidele, mis on siis kuskil sügaval pööningus valmis meisterdatud. Vastavalt sellele siis pakub sulle nii-öelda häid lugusid.
On võimalus ka muidugi edasi hüpata järgmise loo peale, nii et sa ei pea ühtegi lugu lõpuni kuulama, nii et see selles suhtes on ta kõvasti parem kui tavaline raadiojaam. Väga hästi töötab. Minul on see kõige väiksem EMT internetipakett ehk siis 1,5 megabitti sekundis allalaadimine ja toimis täiesti edukalt. Selle nädalal uut, eelmise nädalal lõpul uut EMT ja Elion. Vahetasid värvi. Lepadinosuuri asemele tuli tribuline kivi. Kuidas teile meeldib? Kuidas meeldib? Hetkeline mõttepaus. Pange kommentaar alla, kuidas meeldib. Ei, tegelikult normaalne. No ei ole tegelikult selles mõttes nagu midagi nuriseda, et nad ei pannud sinna mingisuguseid rõvedusi. Täitsa okei on. Ja kuna tegemist on siiski rahvusvahelise korporatsiooniga, arusaadav, siis üle terve maailma muutus kõik asi lillaks. Ja kuna meil ei ole seal nagu midagi vastu vaielda neile, siis nii on. Nii on. Elionile tuli samuti, kuna nad kuuluvad samasse kontserni, kõik on Telia Sonera all. Ja neil on tulemas 1. juunist väga palju uusi asju. Ja on uuendusi kodupakettides ja on uuendusi internetipakettides ja telekate ja kõik asjadega. Jah, räägin korra Elionist siis. Elionil uued paketid, kodulahendus toimib edasi, kui teil see on. Küll aga 1. juunist on võimalik teil nii-öelda see pakett natuke rohkem ise kokku panna. Ehk siis on võimalus valida interneti kiiruse vahel, on võimalus valida nende erinevate telekanali pakettide vahel ja on võimalik ka üksikult kanaleid lisada juurde, mis oli minu arust väga teretulnud. Samuti tuleb selline asi nagu saadetele nii-öelda Eesti kanalite oma saadete järgi vaatamine. 2 euro eest kuus on teil siis võimalik 7 päeva vanuseid, kuni 7 päeva vanuseid oma saateid järgi vaadata. Okei. Kui te tahate TV3-st vaadata asju järgi, siis tv3play.ee saad näed tunduvalt pikema aja eest ja tasuta. Aga senimaani ETV-le ja Kanal 2-l selline võimalus puudub. ETV-l oli arhiiv olemas. Arhiiv on, siis on Kanal 2-l see, millele see puudub. Kanal 2-l vist saab osasid asju, mingi oma toodangut lihtsalt. Mina ei ole leidnud. Võib-olla ma räägin valesti. Aga igal juhul, et seda asja on mugavam teha otsa telekast. Igal juhul on ta telekas olemas ja paari nupuvajutusega kättesaadav. Seal oli veel paar asju, seal oli veel midagi. Aga mitte midagi sellist, midagi suurt seal juurde ei tulnud. Ühesõnaga, telesaadete salvestamine 2 euri kuus, see on 2 euri kuus, ühesõnaga selline paketi kokkupanek. Jah, ühesõnaga lõpuks jõuate välja sinna 20 euroni kuus ja siis avastate, et te kasutate ainult ikkagi teleka vaatamist internet. Ja üks väike kommentaar Ulvarile, et jah, et tõsi, et Viasatil on tasuta, aga see on mõeldud, mitte et ma kaitseks neid, mulle meeldiks väga, kui nad see tasuta oleks, aga see on mõeldud ilmselt ikkagi rohkem sellena, et ma vaatasin ise ka, et kui ma need asjad panen, mis mul praegu on, siis ma tegelikult saan selle sama paketi hinna. Jah, tegelikult on nagu palju rohkem maksa. Ehk siis tegelikult sa ei maksa rohkem. Rohkem maksmisest, vähem maksmisest. See on hea uudis, vähem maksmine. Vähem maksmine. Üllatus. EMT-l on seoses uue kujundusega tulid ka uued paketid. Igasugused sülearvutipaketid ja tahvelarvutipaketid ja nutitelefoni paketid olid neil juba enne. Aga põhimõtteliselt, kui te tahate nüüd endale osta tahvelarvutit, tahvelarvutit on täiesti mõttetu, nii kaua nii temal ei ole internetti. Põhimõtteliselt. Ja internet on teil üldjuhul ainult kodus. Ja kui te tahate eraldi internetti saada õues, siis te peate muretsema endale 3G jublaka. Kuna tahvelarvutitel on enamusel 3G built-in sisse ehitatud. Ostes õige variandi, siis te peate lihtsalt maksma iga kuu eraldi mingisugust teenustasu, et te saaksite internetti kasutada. EMT mõtles, et see ei ole üldse mugav lahendus ja pakkus välja tahvelarvutipaketi. Näiteks, kui te tahaksite endale Galaxy Tabi 7 tollist aastaks või 8 aastaks, 2-aastane leping pakuvad sinna juurde, siis sul on igakuine makse mingi 27 euri. Selle 27 euro sisse kuulub sul järelmaksis ja interneti nagu
internetimaks siis. Ja kui te nüüd mõtlete, et tegelikult tuleb ju tahvelarvuti hind kallim, siis tegelikult ei tule. Sellepärast, et kui sa võtad EMT-st 1 aastase järelmaksuga tahvelarvuti, siis sa maksad iga kuu 57 €, mis teeb selle aasta pealt kokku 648 € ja 2 aasta peale internetipakett võttes on 687 €. Ehk siis justkui nagu sa maksaksid 40 € rohkem, aga sa saad pikema perioodi peale väiksema kuumaksega ja sa saad interneti sinna sisse juba. Jah, nii et tegelikult kõik kokku tuli siis 792, me vaatasime. Ei, 792 tuleks siis, kui sa võtaksid järelmaksuga eraldi ja neti juurde 8 aastaks. Selge. Ühesõnaga, tuleb igal juhul odavam võtta koos paketiga, mitte eraldi interneti ja järelmaks. Nii et kui plaanite järelmaksuga osta, siis vaadake neid pakette ja need siis kehtivad, nagu öeldud, mitte ainult tahvelarvutitele, vaid ka telefonidele ja sülearvutitele. Ja sülearvutid oli neil ka paar tükki, millel oli sisse ehitatud 3G, ehk siis sa ei pea seda jublakat sisse välja toksima kogu aeg ja need maksid ka seal mingisugune 16-17 € kuu vist ainult ja samamoodi mingi 8-3, seal olid 3 aastaks. Ühesõnaga. Sa kasutad rohkem kui tahvelarvutit niikuinii. Lühidalt üks asi veel. Meil on väga oluline uudis. Väga oluline uudis. Oi, palun vabandust. Ja Samsung Galaxy S2 599 € EMT. See on see telefon, millest Heigo on juba väga kaua unistanud. Ma olen sellest aastaid rääkinud. Ja ma mõtlen, et jah, see on natukene vähem kui minu kuupalk. Nii et las ta olgu esialgu veel poes. Kui keegi tahab seda mulle pakkuda näppimiseks, siis ta on teretulnud. Ütlen sama. Jah. Ei, tore on. Kiire on, võimas on. Nad suutsid selle veel nagu üle ka kiirendada veel 1,5 gigahertsi peale. See on utoopia välis. Ma tean. Aga see selleks, mis me siin ikka ilastame, puhutakse ja räägime tarkadest asjadest edasi. Räägime Nokiast. Mul logo ei ole, et vaadake ilusad telefoni. Nokia täna tuli välja N9 teaser-video, õrritamisvideo. N9 siis nende järgmine Symbian Anna peal jooksev nutitelefon, ehk siis see samane, mis on roosal N8-l nuppudega telefon, ehk siis klaviatuuriga üles lükatav. Minu vaatamata kõigele sellele minu seisukoht jääb ikkagi hetkel Nokia suhtes samaks. Pange sinna Windows peale, me vaatame asjad üle. Täpselt nii. Veel Nokiast. Ovi kaob ära. Jah, see Ovi. Selline lahe see. See Ovi märk. See bränd kaotatakse ära ja mis see uus nimi oli? Asendatakse Nokia Service'iga. Vot see kõlab uhkelt. Jah, ja kogu see asi peaks siis saama lõpule selle aasta. Tundub, et selleks korraks on põnevad jututeemad kokku võetud, aga muidugi iga kord, kui teil on küsimusi, kas oma vidinate kohta, mis teil olemas on, kui te mõtlete millegi ostu peale ja soovite meie nõu saada, siis saade@tehnovaade.eu on meie emaili aadressiks. Või kui tahate avalikult arutada ja teiste inimeste arvamusi ka kuulda, siis meie Facebooki leht. See on siis... Ja meie koduleht muidugi, uus ja uuenev koduleht. Vaadake järgi, andke soovitusi ka selle koha pealt ja lugege artikleid, et me nüüd sinna aega neid ikka lisame. Ja me ei saa küll garanteerida, et me ostame virtuaalsesse maailmasse kõige paremini sobiva fondi, mis maksab juuni lõpuni 20 € peale seda 189 €. Aga see pidi olema tunduvalt parem lugeda interneti seest kui näiteks Arial või Calibri või veel vähem Times New Roman. Jätame selle teie otsustada, kui satute mõne blogi otsa, kus seda kasutatakse, siis andke ka meile teada. Jah, või vaadake lihtsalt kuskilt. Jah. Selles korras kõik. Nägemist. Tšau.